Uus hooaeg. Uus seiklus. Ei. Ärge saage valesti aru, mitte minu oma. Ikka nende oma, nende. Uus seiklus. Juhuu! Kaks suve järjest oleme proovinud maailmast üles leida kõige omapärasemaid kogemusi. Ainult Ameerikas, ainult Ameerikas. Te elasite kaasa meie rajule USA reisile. Ja olgem ausad, Ladina-Ameerika ei jäänud ka kuidagi alla. Aga mis sa arvad, kas ka kodule lähemal saaksime teha unustamatu roadtripi? No muidugi. Balkani poolsaar. Täpselt õige koht meie 3. hooajaks. Esiteks, paljud pole seal käinud. Teiseks, me pole päris täpselt aru saanud, kas sealsed riigid hoiavad pigem ida või pigem lääne poole. Nii et ses mõttes ka huvitav vaadata, mis toimub selles Euroopa otsas. Valisime välja 5 riiki. Alustame Moldovast, mis ei asu päris poolsaarel, aga on Euroopa vaesem riik. Peab üle vaatama. Edasi viib tee Rumeeniasse, Serbiasse ja Kosovosse. Ning 2 nädalat hiljem peaksime olema uues kuumas rannapuhkuse sihtkohas, Albaanias. Muidugi, kui sinna ikka kohale jõuame. Kell on 6 hommikul, nagu ikka, maailmameister hilineja Andrei Zavakin. Ta vist ei ole mitte kunagi jõudnud õigeks ajaks mitte kuhugi. Ta lihtsalt ei ole, et me otsustasime, et me ostame ka endale laadad. Aga tema otsustas, et selle laadaga võiks minna ikkagi ka lennujaama täna hommikul. Võib-olla eile hommikul oli selline olukord, kus ma jätsin tuled põlema ja aku on läbi. Proovime kuidagi teistmoodi selle asja käima panna. Tõstamaal on üks vanasõna selle kohta, et kui sul on kiire, siis ära proovi laadaga nihutada piire, sest kõik läheb niikuinii. Läks või? Sa ei pannud käiku sisse? Panin, teine käik oli sees. Proovime ühe veel ka äkki. Ma ei kujuta ette ka, kus kohas on, mida nad teevad. Ei lastud mul käima panna seda asja. Vaatame, kas teine mees saab hakkama. Aba, läks käima või? Ei ole võimalik ju. Võtame selle valtingu ka nüüd peale. Tere härrad, tule peale! Meeldiv. Teie retrotakso jõudis kohale. Aga kus ma selle võiks asetada? Aga võt sellega on väike jama. Võtan sülle siis või? See vaata ei mahu nagu kuskile. Mis ta siis loodab, et saab pagassi kuskile ära mahutud siia Žigulisse või? Lõpeta ära. Uje. Ära lõhu seal! Tere hommikust! Muidugi lennueelsed rituaalid. Ja siis Riia kaudu umbes 5 tundi Moldovasse, kust algab meie autoreis läbi Balkani. Meie oleme jõudnud, ma ei saa öelda lõpuks, sest see kõik käis nii kiiresti, aga me oleme jõudnud Moldovasse.
Täpsemini Moldova pealinna Chisinau's. Ma tean, mis meid täna juba ees ootab, on autorent. Ma rääkisin pikalt sellest. Kuidas nad ennast reklaamivad, on see, et nad ütlevad, et nad on lennujaamas. Kui sul on reklaamitakse autorenti, öeldakse, et 5 minuti kaugusel on see nii-öelda punker, kus sa selle auto kätte saad. Mida nad ilmselgelt ei ole, sest seal on ainult suurfirmad. Airport, Tallinn Airport. Siis usu mind, seal valetatakse. Ja. Üldiselt need ei ole nii lähedal. Kuni Robin kirub, tutvustan teile veidi Moldavat. Asub täpselt Ukraina piiri ääres, 34 000 ruutkilometrit ehk Eestist veerandi jagu väiksem, elanikke samas topelt 2,8 miljonit, keel rumeenia keel, Euroopa Liitu nad ei kuulu, vabanes Nõukogude võimu alt nagu meie aastal 1991. Ja täna täpselt samamoodi. Eelmise aastaga suht sama on see, et me saame siin keelega hakkama, sest ma ütlen sulle, sõber, sa saad vene keelt siin väga palju harjutada. Suurepärane. See oligi mul koolis. Jaa, sa tahtsid ju. Saad praktiseerida. Ma räägingi, olekski aeg. No, võt, siis hakkamegi. Nüüd seame sammud ruttu autorenti, et saaksime hakata avastama seda riiki, kus me mõlemad oleme esimest korda. Huvitav on Moldova puhul veel see, et kui me jätame kõrvale sõjas Ukraina, on just Moldova Euroopa vaeseim riik. Ja see on ka üks Euroopa kõige vähem külastatud riike. Andrei, teeme ringtuuri ära, nagu me ka tegime Ladina-Ameerikas. Ma olen nüüd klient ja sa oled rendiagent. Aus. See on lappes. Pilti, tee video ka, siis pane video käimas juba. Tegelikult tead, mis ma teen? No, teeme ära. Kui keegi mõtleb, et miks ma selliste prillidega käin, siis ma ei ole pimedaks jäänud, vaid need tegelikult salvestavad. Nii et kui ma siit hoian nuppu all, siis nüüd ma filmin teid. Seega teeme siis kohe väga lihtsasti. See on normaalne kulumine, jah? See on kulumine. Ja Malest meid üle ei hakata laskma, siin on lappes. Robini rõõmuks kestis asjaajamine ainult pool tundi ja oleme teel. 3 minutit. Kaunis Chisinau. Nüüd keerad vasakule ümber põruteed. Sina oledki Martin Järve. Ilmselgelt ja me käisime rallit vaatamas ümber põruteed. Weekend Boutique hotell ümber põruteed. Saad aru, õues on nii kuum, et torbikud on küll lõdvad, vaata. Saad aru, kui uus kohver on ikka hoopis teine asi, saad aru, ta töötab nii hästi. On vist Mona Lisa see? See on originaal. Veidra koha peal asub küll mingi suure kaubanduskeskuse kõrval, aga tegelikult on stiilne. Tihti peale pikki päevi jõuad hotellituppe ja tuled ennast väga üksikuna ja tahaks kellegagi selle öö nagu koos veeta seal. Ja raha eest siin Moldova Boutique hotellis on see täiesti võimalik. Aga ma ei ütle teile veel, kelle enda tuppa tellime. Küll te õhtul näete. Boutique hotell ja siis omased võid seda lühtriks nimetada või? Ma ei tea. Semilühter siis põhimõtteliselt. Ja mis on kõige toredam minu arust selle toa puhul on see, et siin on telekas. Telekas kindlasti, üliväike telekas, aga et vannituba on suurem kui meie tuba ise. Jah. Vaadake. Ma tea, mis veel on või? Mis veel on? See Boutique hotell on rankingult Chisinau's top 3-s. Jah. Ja maksab meile kuskil 95 eurot öö tuba. Päris kallis ju tegelikult. Ja top 3 kohta, nagu selles mõttes on ju... Väga kallis. Nagu top ma 3. oleks eeldanud, et Moldovas võiks mingisugune 30 euri hind olla maks. See ongi meie eesmärk järgmiste päevade jooksul välja uurida, kui kallis või odav on Moldovas. OB tampoonid, Original Super Plus, nagu ikka vist super toode. Crazy hinnad ju. Kuidas läheb Moldova Eurovisiooni staaril Epic Sax Kyle? People don't have enough money. But what about you guys? I don't know what you're talking about. Kas Moldova veine tasub koju kaasa tuua? See on kuiv. Kuidas maadelda nagu üks õige Moldova mees?
Ja kas me pääsame kaameratega jaburasse ise hakanud vannapiriiki nimega Transnistria? No aga ei ole midagi ilusat. Või võtavad Vene sõdurid piiril meilt kaamerad ära? Oligi Vene sõdur ja? Aga tähtsamad tegemised kõigepealt. Moldova mehed on ühes asjas eriti tugevad. Enne, kui saame üldse midagi muud teha, peame ka ära proovima selle, mida õiged Moldova mehed õpivad juba poisikesest peale. Hello! See ongi täitsa siis maadlussaale. Natuke võidunud, haiseb higi järgi. Meid ootab ei keegi muu kui Anatoli Moldovan. Enam õigemat Moldova meest ei saa olla. Isegi nimi on Moldovan. Ta on olnud presidendi ihukaitsja ja ta on parim Moldova rahvusspordis, maadluses nimega Trõnta. Привет, очень приятно познакомиться. So tell us, what is the sport? Este un sport de sute de ani și o tradiție foarte mare. Avem sportivi care se vin din sporturi olimpice, precum sunt luptele greco-romane, lupte libere, judo sau sambo. Toți încearcă acest gen de sport tradițional. No praegu kuulsime rumeenia keelt, on ju. Ma hakkasin higistama selle peale. Vahepeal on ka mingisugused venekeelsed sõnu, vahepeal on ka ladinakeelsed sõnu ja siis ei saa nagu mitte midagi aru. Tegelikult hakkame pihta või? No... Aga ma saadan sulle ühe üllatusesineja. See üllatusesineja on seal samas kaamera taga. Paneb selle võõ endale ümber. Võõ või? Ja mina võtan selle kaamera. Tahad Šurik proovida? Ai Šurik, kaamera. Ai Šurik, proovime siis. Asi pole selles, et ma julgeks Andreiga maadelda, lihtsalt, arst ei lubanud. Kindlalt. Robin mängis väidetavalt liiga palju jalkat ja murdis käeluu. Ei tea, kuidas see küll jalgpallis võimalik on, aga nii ta on. Operatsioon ja kõik jutud. Toon panen ka selle ka. Fight! Ja вот как раз из шапки хотел. Mul on kerge eelistus ja kerge mõte, kes võiks võita. Kuidas 12 kilo raskemaga maadelda tuleb ette siin? See on nagu 2 5-liitrist, et... Kuule, jää vaitlesid. Teeme ära vaitsi su iba kuulata. Poisid, tehke show'd. Ja saad Šurikul on väga raske ära tõmmata. Oho! Šurik, pinguta! Mõlemad selja peal. Вот если он подержит там 2-3 секунды на лопатке, это считается чистая победа. Šurik! Ну, это вы поборолись 30 секунд. Вот здесь 30. Считай, борьба идет 3-4 minute. Pentru copii se practică mai multe genuri de cadouri, adică premiul cel mare este cu coșul viu. Pentru alți copii de categorii mai mari se face iepurile viu. Pentru juniori se pune la câștig mielul. Și la seniori premiul cel mare este berbecul. Как бы поднимает... Проиграл же! Olgem ausad, pealt vaadata rohkem küll ei viitsi. Ma luban, järgmistest ekstreemsustest võtan juba ise osa. Lubamegi 8 saate jooksul teha neid asju, mida päris igaüks ei julgeks. See on ju ebareaalne, mille jaoks? Insane! No nii, ideaalis peaks lõpuni minema või? Näiteks kõnnime külla, kus kaameraid vihatakse. Ei ole võimalik. Ei ole võimalik täiesti. Ei ole võimalik siin praegu tegema. Seal filmiti Boratit ja kohalikud aeti nii närvi, et ka 20 aastat hiljem võivad nad kaamerat nähes kalale tulla. Kui me peksa ei saa, siis
siis on hästi. Võtame osa nõidade rituaalist. Mis ootamatult muutub verevalamiseks. Ei ole võimalik. Oh my god. Hüppame hobuse selga kogenud tsirkusartistidega. Oi. What happened? Mis see mingi trikk või? Ma olen seda korra. Sukeldume maailma kõige karmimate fännide, Serbia jalkafännide sekka. Terve staadion, 30 000 inimest, täiesti hullumad. Astume pealt näha mitte kõige steriilsemasse tätoveerimissalongi. I spent like 2 years and 10 months in prison. I was there for armed robbery. Sõidame mägiteedel, kus reaalselt võid jääda kivivaringu alla. Mis kõige ägedam, see auto väga hästi ei keera ka kuradi. Vaatame, kumb on osavam eeslilüpsja. Ei tule midagi. Aata, anna siin, ma proovin ka. Ma panen käima selle purri sul. Kohtume, väga värvikate kujudega. Genius! Ja oleme sunnitud mekkima ebanormaalses koguses rakijat. On, mida oodata. Kütus otsas. Aga praegu vaatame veidi ringi Moldova pealinnas Kišinaus. Kišinau on Eesti mõistes suur linn. 720 000 elanikku ehk põhimõtteliselt 2 Tallinna. Väga palju jääb silma nõukogude arhitektuuri. Suured, brutaalsed elumajad, mõni isegi päris omapärane. Mis on positiivne, siis siin tänavatel me ei näe neid mehi, nagu me nägime Ladina-Ameerikas, näiteks Argentiinas, kes karjusid Cambia ja kutsusid meid enda juurde raha vahetama. Nüüd me läheme päris panka sisse ja tahame raha vahetada. Või siuke semibanknot. Nagu panka nagu selle kohta päris palju öeldud, et on exchange. Siin vahetatakse asja. Panen prillid sisse. We would like to change money. 350 euros to Moldavian leu. Как правильно говорится, лев или лей? Лей. Лей. А почему везде лев написано? Один. Лев. Two lei. 3 lei. Okei. Üks on leu ja mitu on lei. Okei. Pea 7000. Thank you so much. Väikesed, nagu meil mingi 5 eurine, vaata. Pisike. No isegi 5 eurine ole nii väikene. Ei, 5 eurine nii väike pole. See on ikka pisikene. 350 euri on ju siin riigis täitsa raha. Vaatame selle 7000 leiga linna peal ringi või? No lähme. Lähme. 350 euroga peaksin paar päeva väga hästi läbi ajama. Statistika järgi teenivad moldovlased keskmiselt 630 eurot kuus. Praegu me oleme number 1 supermarketis, et teada saada, mis on Moldovas supermarketis hinnad. Ja siis vaatame, kui odav või kallis siin tegelikult on. Rahvast lambist ühe putka juures nii palju. Hinnad on banaan 65, 3 euri või? See on ju kallis, kilo. Ei ole ikka. See on 14 eurot 50 senti, 32 rulli vetsupaberit. Muidugi siin saad ka väikse 4 paki. See on siis täpselt 1 euro. Tavaliselt sellised OB tampoonid, Original Super Plus, nagu ikka vist super toode, aga 16 tükki vist on sees ja maksab siis 2 eurot ja 68 senti. Omast kogemusest tean, on pigem väga odav. Ekspert teab, mis ta räägib. Tampoonid on kindlasti asjad, mida naised kasutavad. Mingi megapakk on siin. Oi, see on megapakk. Arbuus. Okei, arbuus on vist odav. Kilo on 13 senti. Maasikas. 60. Crazy hinnad ju. В этом году цены больше. Давайте скажем так, что чем прошлый год. Прошлый год цены были меньше. И газ вырос, и свет вырос. Все выросло.
sellised nõudepesumasina kapslid. Siin Moldova number 1 supermarketis maksab see 280 leid, mis siis on omakorda kuskil 14 €. Siin pakis on 45 kapslit. Ma ütleks, et see pigem on ikkagi kallis. Это что такое? Орешки. Орешки? Можно попробовать одну? Да, вместе попробуйте. Только смотри, как надо чистить, брат. Ну? Сейчас покажу вам, да? Это йод, брат. Знаешь, что такое йод? Да. Вот это все полезно для йода, для костей, для всего, для мозга. Всё. Да. но йод вообще... Вигивает. 5 €. А что так дорого-то? Так они дорогие, брат. Ты что, это йод, еще раз повторяю. Сколько колемся, пока Давайте покупайте тогда. Не, мы бесплатно не снимаем. Мы вам это рекламу сейчас делаем. Ладно. Tundus nagu mustlased olevat või? Ma ei tea, kas nagu on see nagu okei küsida nagu otse, et joo, kas sa oled mustlane. Aga tundus nagu ikka mustlased, kes hustlevad tänava peal. Ja ma olen suht kindlalt, ma sain üle ka. No. Olles nüüd natuke aega siin Juurika lettide vahel ringi käinud, siis ma olen märganud, et näiteks tomat, sibul, baklažaan on väga odavad võrreldes Eestiga. Ehk siis siin on 66 senti tomati kilohind, Eestis on 3 €. Sibul siin on 29 senti kilohind, Eestis on 2 €. Nii et pigem juurviljad ja puuviljad on odavad. Груша? Можно попробовать одну? Конечно, берега. Да? На 50 лей? Ma saan niimoodi üle sinna, sest ebareaalne. А так можно продавать вообще? Нельзя, но как-то пенсионера. А как ваша жизнь у вас? Нормально все? Вот, мучаемся, видите. Пенсия маленькая, 130 €. 130 €? Да. А сколько вот на дом платите? На дом где-то месяц получается больше 3 000 €. Ой, 3 000 лей. Так это же тогда больше, чем пенсия. Да. Rohkem see poes ringi vaadata ei saanud, sest tuli karvase rinnaga Moldova vanamees ja viskas meid lihtsalt välja. Nii et lähme edasi. Цветы? Цветы, да. 100 лей. 100 lei? Да. Babuška sai Robini ka kätte või? Это 5 €, да. Robin, kas Veera sai suu ka kätte või? Veera sai sinu ka kätte või? Ei, jah. Me juba tunneme üksteist väga hästi. Ostsid lilli või? Ma ostsin pirne meile kõikidele. Okei. Ostame lilled ka siis ära või? Speak Russian, English? English. Just English? Russian no? English yeah. Ja vaadake, kus siin on need muutused kohe, et noortele ei õpetata vene keelt enam. Moldovas pidigi tänavatel nägema kõige rohkem lapsi ja vanu inimesi, sest kõik teised tahavad parema elu peale. Viimase 30 aastaga on siit lahkunud enam kui 1 miljon inimest. Terve Eesti jagu. Kõige kriitilisem olevat 15 kuni 34 aastastega. Neid on jäänud 10 aastaga 40% vähemaks. Pea pooled on läinud. Kas meedia maalib hullemat pilti või nii ongi? Me küsime ühelt edukalt Moldova produtsendilt Stefan Haabalt, kes juhib oma loovagentuuri ja teeb rahvusvahelisi projekte. So nice to meet you, Stefan. Nice to meet you guys. Welcome. It's super nice that you came here tonight with us to a little bit, explain what's going on here in Moldova. What was the cheers? Narok? Narok. So Narok. When we came to Moldova, they told us that Moldova is the least visited country. When we came here, there was like loads of lines, and I was like, "This is not the least visited country in the world." Is it actually true? Yeah, it's true. It's true. It is true. Yeah. What do you think? What is the reason they don't come here? It was not the safest place, but that was like 15 years ago. Now, to be honest, I can leave my wallet in front of the car and nothing's gonna happen to it. Try it out tonight, and let us know how it goes. So Moldova is safe right now. Yeah. There's a big issue here in Moldova where people are leaving the country. Like, is it really like the biggest issue here? Like, people just don't want to stay here because maybe the pay is not good. There's not much to do here, and they just leave the country. And maybe have you had any friends who've left because of it? I left myself. I've been away for years, yeah. We have what's called the brain drainage, where the best of us
are going, overseas, and they get better opportunities as they would here, and most of the time they never come back. Even though I think in the last years we had a bit more people coming back than usual, but still people leaving are more than people coming back. So this is a big issue. So. Thank you, Stefan, for this quick interview. We're happy that you gave it to us. So we want to thank you. Thanks so much, man. Enjoy your stay. Thanks, bro. Ma toon sulle midagi, mida sa tood mulle. Vabandage, härra, teie näkk on kohal. Kala. Ongi kala ju. Palun. Sa tõidki kala ju või? Nägemist. Aitäh. Naudi temaga... Kvaliteetaega. Täpselt. Sa tõidki kala. See sama kala, kes retseptsioonis. See näkk. Viimased 10 aastat on olnud seal. Siin saab endale rentida 2 euro eest ööpäevas kuldkalakese tuppa. Paneme ta presidendi kõrvale. Rahulikult istuma ja nüüd mul on president ja muideks president andis mulle isiklikult loa, et me võime tema pilti reisidel kaasas kanda. Ma kohtusin nagu Rally Estonial ja härra president ütles, et võtke kaasa, ma loodan, et see toob teile head õnne. Ma loodan, et kui halvasti läheb, siis ei süüdita. Ei süüdita, see on meie süüdita. Call it a day now. Lähme tuttu ära, on olnud pikk ja väsitav päev. Näeme homme. Ühesõnaga, top 3 hotell Moldovas. Vett ei tule langest. Nice. Siin ka. Mõnus. Ma ei tea, mis me teeme nüüd. Pessuga ei saa minna. Rõve on olla. Head ööd. Tere hommikust, kallid inimesed. Olukord on nüüd selline, et vett ei ole. Aga see kõige hullem asi on see praegu, et vetsupotis või vetsus üldse on selline uriinihais. Me ei saa lihtsalt vett nagu peale panna ja lasta. Ja see on nagu, see isegi ajab õõkima lihtsalt, saad aru või? Et nagu me oleme eilsest õhtust saadik juba sinna nagu pissinud. Ja niimoodi juhtub, kui sa võtad Moldova top 3 hotelli. Mis toimub? Laamist karjub. Ta rääkis pool mingi vene keelt, pool rumeeniad. Sinu peal on pahane või? Ei, ta lihtsalt hakkas karjuma laamist. Jälle sõidus või? Jälle sõidus ja kell on 9.31 hommikul. Ma pean otsa panema? Ja sina paned otsa panema. Okei, eks ma panema. Ja mul on lihtsalt juba natukene halb eelaimdus selle päeva ees, et on hommik ja me peame hakkama juba alkoholi poole vaatama. No tegelikult me oleme seda ka varem teinud. Eestis kindlasti mitte, vaata. Eestis me oleme paremale hoiad. Täiskarslased. Täiesti paremale. Täiskarslased, aga me oleme seda Kuubal teinud, kui sa õigesti mäletad, siis seal oli täpselt see, et kell oli 10 ja meid sunniti rummi jooma. No, nüüd on kell 9:30 ja sunnitakse veini jooma. Moldova on tõsine veiniriik. Viinamarja taimed katavad kogu maast 5%. Kui me hindame Euroopa veinide seas Prantsuse ja Itaalia veine, siis kunagi Nõukogude Liidus oli just Moldova see, kelle veinid olid kõige hinnatumad. Ka täna viiakse kõik olulised Moldova külalised Krikova veinilinnakusse, kuhu meiegi nüüd teel. Ja seal on käinud ja seda on külastanud näiteks Joe Biden, Zelenski, Merkel. Levib ka siuke lugu, et Vladimir Putin pidas seal oma 50. sünnipäeva.
Kusjuures nad ütlesid kohe, et Putiniga seonduvast nad ei räägi. Ja kui vanasti sai näha Putini veini kollektsiooni, siis see pandi pärast sõja algust kuskile keldrisse rahva pilgu eest ära. Aga kõike muud lubas see Moldova kuulsaim veinimaja meile tutvustada. Tore on see, et keegi nii rahva riietes. Hello. Hello, welcome. We have a very interesting tradition to meet the guests with bread and with, of course, a glass of wine as we are... A glass of wine? Yes, of course. Do you know what time it is? We don't have tea or coffee, but we have wine. So this is for you. Norok. 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 Oh. That's good. It is good. Kell 10 muidugi alkohol maitseb väga hästi. So do you drink the wine as well? Or you just feed the wine to us? Wine from the childhood. When I was a child, my parents, they were offering, and my grandparents, they were offering me a little bit of red wine, and they said that is for blood. What was the age that you started drinking? That's a weird question. If I remember that, I think it was already 10, 12 years. Really? So I was really a child, but I was used to drink wine. Was it the same with you, or your parents started offering drinks for you at 10 years old? No, yes, it's the same actually here, yes. Okay. The wine and bread combination is really good. Nagu ikka, pannakse meid kohe tööle. Viinamarja väete lõikama. Ei no, kõik töökäed tuleb ära kasutada. Neil on ju 1000 hektarit istandusi. Это как бы нормально. Это нормально, можно солять так. Tõsõnaga, ta peaks nagu sama pikk olema, vaata. Вот это я их срезал уже. А это? Это, если вот на клоне, можно удалить отсюда. А see vend teeb kõik töö mu eest ära ja ta ei suuda. Proo võtta see, lõika see taha. Провоцировать рост этих пасынков с новыми листьями. Ну, как мы знаем, чем больше площадь, листовая площадь, тем сладче виноград и тем плодоносный куст. Тем плодоносный. Aga terve päev siin niimoodi töötaja oleks ikka päris tappev. Kell 5 alustavad ja kell 12 või 1 lõpetavad siis, kui nagu täitsa palavaks ära läheb. No tundub loogiline küll, sest et see on nagu tappev kuumus, mis siin on. See on ikka õudne, jah. Aga ma arvan, et me saaks selle tööga nagu selles mõttes saaks hakkama. No jaa, aga vaata, kui sul on nagu 1000 hektarit, kujutad ette. No jaa, aga mõtle, meie koos siin räägiks juttu, paneks muusika käima ja vaikselt hakkaks tegema. Пар недалет. Скажем, если мы с Робином вот сюда на работу пришли, сколько мы заработали бы? За месяц. Ну, скажем, за месяц. Ну, у нас рабочий за месяц зарабатывает по 10-12 тысяч. Это 500-600 евро. 500 euri kuus. No, tahad tulla siis tööle? Ma praegu ei tule. Ei tule? Ma praegu ei tule. Edasi lähme tunnelitesse. Krikovas asub üks maailmas suurimaid veinikeldreid. Peaks olema nii pikad tunnelid, et Yuri Gagarin olevat kunagi neisse pooleks päevaks ära eksinud. Oh my god, it's so good. Külm hakkas järsku. Kui õues on praegu 32 kraadi, siis ma ütleks puusalt, et siin on kuskil maksimum 15. Siin on ikka võib-olla isegi jahedam natuke. How big are the cellars? 120 kilometers. 120 kilometers. You can go to other side of the country, no? Inside, the cellar is always 12-14 degrees. Oh. The humidity is as well very high. Humidity here is around 80-85%. And because of this high humidity, the temperature that you feel in the cellar is less than 12-14 degrees, is around 8. You can do this. Yeah, and you can feel how is the temperature here in the cellar. So the barrels right now here are full, yeah? The small oak barrels, they're all full with wines. We have produced last year 11.5 million of bottles of wine. So most of the wine, where does it go? Does it stay in Moldova or does it go somewhere abroad? We have from 100% of our production, we have 50% for our local consumption and 50% for export. Kuradi, mul hakkas külm. No, mul on siuke uni peal, sest et siuke temperatuuri vahetus 32 pealt 12 peale lihtsalt sekundiga, vaata. Ja mul keha nagu täiesti väsis ära, ma ei tea, kas see on nagu normaalne või mitte, aga... Külma värineb peal juba. Mul on ka...
So this is our sparkling wine factory. This is the deepest point in our cellar. Here we are around 100 meters down. I will invite you now in a paradise of sparkling wine. Ahah, see on ju meie paradiis ju. See on mingi miljonid pudelid siin ju. Ei, see on nagu ilma naljata selline natuke liiga palju pudeleid. Need tühjad on kõik, ei või? Ei tea. Ei ole. Ongi ju sees ju vein ju. Ei ole tühjad, jah. Sorry. Why one's missing? Because our stands, they are quite old and they don't have the opportunity to support any position of the bottles. That's why there are some bottles that are missing. So it's not just because someone is drinking. It's not because I Please don't touch them because they must not be touched. They are in the process, but it's okay. And you will see here the person who is turning the bottles, because all the bottles that you will see here, all of them, they are turned by hand. But how she knows, like, which one? It's a technique, and she is turning under an angle of 45 degrees, and every 2 days the bottles, they are turned by hand. So basically I just turned 45 degrees. You just... A little bit. Yeah. But now it's ready at least. You know? A lot of companies that are making sparkling wine, according to Champenoise method, they change those stands with a kind of machines called the gyro palettes that are doing automatically this turning the bottle. Nüüd me oleme jõudnud siis Krikova põhimõtteliselt kuulsuste seina juurde, kus on pildid kõikidest tuntud siis poliitikutest, muusikutest, näitlejatest, kes on seda kohta külastanud ja osad neist omavad ka siin kollektsiooni. No esimesena paistab ülevalt kohe Andrus Ansip, Jill Biden, jalgpallur Luis Figo, Türgi president Erdogan. Zelenski on üleval. Nendel on siin eraldi siuke presidentide ja siuke poliitikute ruum, kus nad siis istuvad maha, joovad veini, räägivad juttu ja arutavad siis maailma asju. Peaks sinna minema või? Ma ei tea, kas lastakse. Mine peab presidendiks saama. Jah. Veel üks maailmakuulus asi, mille siit leiab, on nende veinikollektsioon. Üle 1 miljoni pudeli. Mõned kuuluvad veinimajale endale, teised veinihuvilistele üle terve maailma. Ei ole netti. Ei ole, siin vist ei ole. This guy must be Estonian. Maybe. Jonel Põld peab pärast järgi kontrollima, et kellel veel on Põld perekond nimeks. Tal siin ikka jagub neid asju. Collection Wines Opener. Leidsin järgmise eestlase ja seda nime me juba tunneme. Oleg Kross. Oleg Kross. No vot. Oleg Kross, me teame, kus su kollektsioon on. Võib-olla võtame ka siit kiirelt äkki ühe. Need on ka vist juba nii vanad, neid ei kannata võtta. Huvitav, millal ta need siia siis soetas? Ei teagi. Päris vanad on need pudelid. Mis sa arvad, kas peaks ka nagu maailma liidrid ühest neist uhketest ruumidest väikese nõupidamise maha pidama? Mul ei ole mitte kunagi mitte midagi ühegi väikese nõupidamise vastu. No kuule, vaata seda nüüd siin. No üldse ei ole paha ju. Kuule, mulle väga meeldib see, mis ma näen. Mul on kõht väga tühi ka. Firstly, we will start with sparkling wine. Then we will continue with the white wine. And the last one will be the red one. Ei ole paha. Mõtle, see sama pudel, see sama vein, mida me praegu joome, maitseb hästi ju. Ja mõtle, nende pudelite hinnad on keskmiselt 5 eurot pudel. Palju meil Eestis on? Kümpa või? Ma arvan, et alates mingist 10 võib-olla saab enam-vähem juba normaalse. Sest ma olen kuulnud ikkagi, et tüdrukud tihtipeale ikkagi tahavad natuke kallimaid juba. Et noh, siuksed 20-sed, 15-sed. Siit me saamegi nagu neile viia siis ju. No see teine vein on nagu, kui sa nuusutad seda, üli nagu see lõhn. Ei ole ühtegi veini vist nii hästi lõhnumast tundnud. Viinamarja lõhn ikkagi, täiesti viinamarja. Ta maitseb ka väga hästi.
ta maitseb väga hästi. Aga ta on suht kuiv. See on kuiv. On. Norok and cheers. Norok. Cheers, norok. Oi, see on kuiv. Nagu siuke klõgi moodi. Klõgi või? See ikka oska üldse. Aga ma ütlen, et ei ole lemmik. Ütlen ausalt. Mina eelistan neid kahtedest rohkem. On aeg. Call it a day. Lähme parem hotelli pesema, sest lõpuks on vesi tagasi. Ja puhkame välja, sest homme ootab meid jabur koht. Piirkond, mis on Moldova kontrolli alt väljas. Ja täis nõukogude armastust. Täna me lähme riiki, mida ei eksisteeri. Ja see on nagu väga huvitav lause tegelikult, kui sa natuke hakkad mõtlema selle peale riik, mis ütleb, et nad on riik, kuigi põhimõtteliselt mitte ükski riik ei tunnista, et nad on päriselt riik. See koht, kuhu me lähme, ehk siis Transnistria, nende keeli Pridnestrovje. Full on venemeelne. Ja ei saa isegi öelda natuke venemeelne, vaid nad ikkagi nagu me kuulnud oleme ikka täiesti venemeelsed. Nüüd me lähemegi sinna vaatama, mis elu seal päriselt on, kas seal tõesti venelased on kõik üle võtnud või on seal veel midagi, mis on nii-öelda tükike Moldovast. Ja tegelikult meil on 2 varianti, kuidas sinna minna. Kas me teeme su UEFA selle peale, et kes läheb bussiga? Su UEFA. Sa võitsid või? Ma võitsin jah, Moldovas marsrutka, öeldakse nende busside kohta. Lähme otsime koos bussi üles sulle alustuseks. Alustuseks peab üles otsima bussi, jah. Ja tõesõnaga, lähme siis seekord Transnistriasse riiki, mida ei eksisteeri. Kas sul pilet on või? Ei. Ma elan sulle kaasa, et sa saaksid normaalse bussi. Et sa ei peaksid minema mingisuguse vana Ford Transitiga. Või tead, kas või saaksid selle Mersu vaata sealt. B-klassiga või? Mingi sellise, või siis mitte sellist vähemalt, vaata, mingi vana Sprinter. Et sa saaksid enam-vähem mingit seda konditsioneeri, et sul oleks mugav olla seal. Iseasi, kas meid üldse kaameratega üle piiri lastakse. Meie sõbra Stefani sõnul hoiti seal hiljuti ühte võttegruppi kinni terve päeva. No palju õnne meile. Oi, jumal. Järgmises saates. Väga põnev saab olema, uskuge mind. Veider Transnistria. Kas me saame sinna kaameratega uudistama? Passi ei ole. Mul ei ole ka passi. Meiega kohtub mees, kes on nii legendaarne, et Eurovisiooni ametlik leht postitas temast YouTube'i 10-tunnise versiooni. Epic Sax Guy. I'm not best saxophone player in the world, but most famous. Ja jõuame ka tsirkuseproovi. Kui oleme piisavalt osavad, pääseme esinema koos Rumeenia parimate tsirkuseartistidega. Uskumatu!